Ega sa minu raamatut ei võtnud kaasa? Võtsin küll. Võtsid või? Jaa. Mis uks see? Kohe näitan sulle. Mul ei ole ühtegi enda raamatut, ma olen kõik ära kintinud. Mul ei ole endal mitte ühtegi. Lastest ka ei tea midagi, lapsed on juba täiskasvanuks saanud, kõik on suureks kasvanud. Aga ei tea ma mitte midagi, kus nad on ja mis nad teevad. Igast abielust on üks laps. Iga naisega üks laps. 3 last 3 naisega. Ma ei kirjuta mitte midagi, ma võib-olla ei hakkagi enam kirjutama. Ma mõtlen niimoodi, et mul on kõik ära öeldud, mis ma olen tahtnud öelda ja tõrvalill tuli välja, mul valik kogu kahjus, mul seda endal ei ole. Ja tõrvalillega vist see asi piirdubki. Klaavid on kinni kiinud, jah. Õlitamata, sellepärast, et õlitamata hulga aega siis on klaavid on kinni kiinud. Sul õli on või? Ei ole. Aga sul mingit naist on praegu või? Ei ole. Mul on Türil üks naine, aga ma ei ole temaga hulga aega kokku saanud. Ma peaks Türile sõitma ja ta üles otsima. Kahju, et mul ühtegi naist ei ole, jah. Sellest ma ei saa ise ka aru, kuidas ma nii kuiva peal olen jäänud viimasel ajal. Et mul on neid naisi ikka elus olnud, aga nüüd pikka aega üle 10 aasta ei ole ühtegi naist olnud. Nagu ta on? Normaalne. Veidi pehme võitu on. Ma ei tea ise seda, kas ta on eeskavaga või ilma eeskavata see bankett. Ma ise tahaksin küll lugeda luuletusi seal. Võib-olla teeme siiski eeskavaga. Kui Volkonski ka tuleb, ma saatsin Peetrile, panin kirja, teatrisse viisin kirja, kui ta kätte on saanud, siis ta tuleb. Kook on nagu pehme, jah. No muidu maitsev küll on. Ma lõhkusin oma ühel lahutatud naisel lõhkusin korteri segamini ja siis mind pandi kinni, jah. Aga see oli hirmus draama. Ma jooksin sealt minema peale seda lõhkumist ja siis nad olid ühe sugulase sinna kutsunud jahipüssiga, see tulistas mulle järgi ja lasi mul jala läbi, mul on vasak jalg läbi lastud põdrakuuliga. Siia tulistas, põdrakuuliga laskis. Aga sellele mehel ei tehtud midagi, mina paneks selle mehe isegi paneks istuma sellepärast, et ta laskis mind. Ma läksin peast segamini ja kukkusin lõhkuma seal. Korterit lõhkuma, aga ega ma midagi teha ei saanud, kui ma peast segamini läksin, mul läks mõistus peast ära. Muidu ma poleks seal lõhkuma näinud. Aga mul läks mõistus läks peast ära. Ta ei lasknud mind tütrega 15 aastat kokku, tütart ei lasknud
ei näidanud mulle tütart 15 aastat, loomulikult mul läks pea segamini otsas. On siis lootust ka siin või? On küll lootust ja see on hea tänav, see on hea vaikne tänav. Lühikene küll natukene, aga ongi hea. Jah, lembitikene. No kus näeb? Palju õnne sulle. Aitäh. Jah, ma tõin sulle õllesakustid, sul hea Vot see on hea. Tiina küsis, kas sa päris maha aasid. Võtsin Tiinale, et tuba oli mul pime, et ma näe ka. Oi, nii ilus poiss. Ja. No, Lembit on minu sõber, me oleme kogu aeg Lembitiga hästi läbi saanud. Ja. 20 aastat juba siin elan, aga kunagi ei ole Lembitiga tülitsenud, ei ole Lembit mulle veel halba sõna ütelnud. Alati on seisnud minu ühist, kui Sergei siin koril oli sõimas, siis Lembit ütles alati, et Silvi on maja lukk, Silvile vanemale inimesele ei tohi halvasti ütelda. Mina Tiina küsis jah, et kas Lembit lasi kõik kabeme maha. Ma ütlesin, ma ei näe, ma läksin küll tuppa õhta vaatama, et siin Lembitile näita, mis sa oled nüüd. Ma ei näe hästi. Paras jagu, ma mõtlesin, sa päris paljalt lasid lõva ajada. Ei lasnud. Ei, siin on paras jagu jahnud. Tema on ka vaene laps, ütle. Mina ütlen alati, et näed, et Tiinale enne elas mul tüta seal üle nüüd, kus mina elan. Et Lembit ütel alati, et näed, Tiinal on ikka ema tuleb moraalsest toest, aga mul ei ole kedagi. Ja need käisid ikka seal Põlvan avva peal ära, ema avva peal ja tuli Põlvas, siis ütel jälle, et ma käisin ikka ema avva peal. Lähme sisse. Lähme minu juurde sisse. Ma loen sulle ühe luuletuse. Loe jah. Kas sul tänavasta tehtu või? Ei ole. Vana luuletuse. Raamatud, üks raamat oli, ma ei tea, kas Tiina viis ära raamat. Seal oli tema, kirjutas oma elulugu, kui ta poiss, mis noorem oli, mille kui ta Põlvan elas ja kus ta vargas. Oi, ega ma olen ka vähe haige. Ei tea. Ka mina kirjutan sulle, Moonika, samasuguse kirja ja selleski kirjas on luuletus. Sa ärgitasid mind psühholoogina tungima inimeste õrnadesse tunnetesse.
ja küsisid ühelt Tartu psühhiaatrilt, kas ma tunnen inimest. See oli ühel vihmasel pärastlõunal, kui sa läksid, jalas kollased säärikud ja juuksed kuklasse krunni seatud. Su pilk hajus gaasileegis, kui keetsin öösel unetuna kohvi. Võru kauplus seisab remondis ning tint minu sulepeas kuivab. Ei saa niisutada seda su pisarad. Mats Traat sõidab nii harva Tartusse ja koorastes on järvekaldad täis prahti tühje piimapakke. Matle siputab ja tahab nõlvakust end alla veeretada, sest ta ei oska veel kõndida. Väike Matli on nüüd nii pikka aega küll meie voodi. Siin tootab ta, kui segan vesiemusjooniga toonikuga ja turnin köögila all. Kitsas ja nõgises Eesti suitsusaunas, kus sa sündisid, siristab nüüd hiline rohutirts. Kui Lutsukivi vajub sügavasse järve, siis igas tema hetkes lahvatab elusäde. See on agoonia, mil temast lahkub peopesa soojus. Veel ta mäletab, kuidas poisike just tema rannaliivalt valis. Veel igatseb ta tagasi imepärast lendu ja hüppeid lainetel. Kuid juba on tema saatus lebada igavesti põhjamudas ja vahel harva vaid kõditab teda esiuimedega vana ja tark, viletsa nägemusega linask. Turjakarvad püsti ronib marutõbest rebane kunstnike liidu repist üles. Tema händ on rokane linna toidupaaridest. Teel Alutaguselt Tallinna on ta hammustanud koeri ja kasse. Võhu riigimajandis kargas ta säärte esimehele. Teda on taksopeatustes jälitatud ning öösiti on ta Hirvepargis meeleheites klähvinud. Juba ta revib kihvade kirgisedes katki põldroosi lõuendeid. Keskküla leiab kusagilt paksust papist karbi. Selle nad vajutavad talle rabeldes pähe ja kägistavad ta sedaviisi surnuks. No vaat. Aitab küll vast nüüd. Jah. Aitäh ilus. Noh, olgu Lembikene. Elame ikka. Minä ikka alati hoolitsen tai isagi on, siis tulen jälle, kõnelen jälle Lembitka ja küsin jälle. Tuli koduma, tõin talle panne ja potte ja pildud ja kõik siit rämpsu minema. Pesesin tal tekki ära ja ühe lina ja mul on sellepärast tast ka kahju, et ta on ka ilma vanemateta kasvanud vaene lats. Ja no, olgu Lembitki. Me oleme alati hästi läbi saanud. Ole esiinimene, siis on Lembit ka inimene. Kurits on lind, jahilind ja teise nimega kutsutakse teda Nepp. Nepp ja teda tulistatakse jahitakse, see nepi praadi tehakse. Kohvitajate hulka kuulub. Mõtlesin, et ei tea, kes sinna banketile tuleb ka. Ma ei kujuta ette, palju sinna rahvast tuleb. Ja kas kuulutused on välja pandud või ei ole välja pandud või ma ei tea ka. Aga tänases Postimehes peaks ka olema see kirjas, et mul on see 60 aasta juubel. Tänases Postimehes, sul ei ole tänast Postimehest. Täna on kuum päev, sain jälle laiskusest jagu. Liimisin vanad kingad, värvisin WC-s sennad. Gaasipalloon oli tühjaks saanud, kui pesin pead ja jäin nii hätta. Soojendasin spiraaliga vett. Kui tuli habemik, kes küsis, et kas siin majas elab see kuulus 70-aastane eit. Ma ei teadnud talle juhatust anda. Miks küll käib siin inimesi, keda keegi ei oota, aga need, keda ootatakse, ei tule ega tule pikkade kuude jooksul.
see oligi Kurvits. Aha. Turjakarvad püsti ronib marutõves rebane kunstnike liidu trepist üles. Tema händ on rokane linna toidupaaridest. Teel alutaguselt Tallinna on ta hammustanud koiri ja kasse. Võhu riigimajandis kargas ta säärde esimehele. Teda on taksopeatustes jälitatud ning öösiti on ta Hirvepargis meeleheitest klähvinud. Juba ta revib kihvade krigisetest puruks põldroosi lõuendeid. Keskkülla leiab kusagilt paksust papist karbi. Selle nad vajutavad talle rabeldes pähe ja kägistavad ta sedalisi surnuks. Vaatlen kätt, mis hoiab kihikut. Pruunikad karvad. Randvel veab kell edasi sekundi osuteid. Nüüd hoiab käsi küpsist ja nüüd tõmbub rusikasse. Ma arvan, et Lembit mäletab seda siiamaale. Oleme ohtralt joonud temaga veini ja ärkasime kusagil mingisuguses eramajas. Lembit oli maganud põrandal ja kui me sealt lahkusime, siis rääkis ta mulle vaimustunult oma ärkamisest selle maja põrandal, et hommikul ta tegi silmad lahti ja maja perenaine astus üle tema näo. Lembit vaatas üles, nägi kõike. Daam astus üles, vaatas alla Lembitu poole ja ütles helvalt, poeet. See oli hea niimoodi. Poeet ütles jah. Poeet jah. No kui ta on, jäid sa rahule või? Jäin rahule jah. Siis teeme, lähme koju või? Lähme koju jah.
mina nendega teen meesterahvast. Meesterahvast, mis mul lilledega teha on. Silvi, ma tõin sulle lilli, näe. Miks sa mulle... No pane vaasi, sul on vaas, kus mul ei ole kuskile panna neid, kingiti mulle sünnipäevaks seal kirjanike majast praegu Aga tulema. ma annan sulle vaasi. Ei taha ma vaasi, pane endale ise vaasi. No, Pane endale ise lilled vaasi. No, Ja. Pane endale. Kui mul nii kahju, et sina tuud lilled minule ja ma annan sulle vaasi, siis kui ükskord lilled ära närtsivad, siis annad vaasi tagasi. Me teeme ikka niiviisi. Öösel und ei ole, siis loed raamatuid. Uued raamatud ka. Las nad olla pealegi. Mis siin sees on veel? Voodilinad, need kuluvad küll ära, voodilinasid mul ei olegi.